nii 10 milliliitri, seega ma panen 10, sellepärast et muidu sai selle 20 milliliitri pärmi suspensioon, mis iganes see on, sai sellega liiga servani täis ja see võtab nii kaua. Ja mitte kaua aega, aga vaid riskantne. Kaua tõesti võtab. Nii meil on kolmandik minutist vasti täis. Ja vot nüüd on õige 3 kolmandik. Ja ei töötab 30. Nii. Ikka päev. Selge. Nüüd ei ole muud kui... Ja nüüd protokolli siis läheb jah, et see on siis 50, 51, 23, 54 sõnum. Ja siis on kõik need asjad kenasti pandud töösse. Samas ei tohi silmalugast vaatamist unustada, et endine katseseadme meil seal mõnda uut pallikest ei kergitaks. Muidu juhtub nii, et me magame midagi maha. Aga praegu paistab, et ei midagi. Ja oota, seal juhtus enne nii, mis see esimene palju tõusis meil? Esimesena tõusis meil fruktoos ja oligi kõige nobedam 13, aga nüüd me võime veenduda, kellel silmad peas on, et on hoopiski kristallsuhkur pikaajalises perspektiivis osutunud kõige jätkusuutlikumaks. Mis ta nüüd pikaajaline perspektiiv 50 minutit, umbes tund aja pärast me võime tsekata, mis siis juhtunud. Tunni aja pärast ongi õige kontrollida, missugune olukord on siis. Igatahes paistab, et isegi nisujahu on kenasti midagi siia tekitanud, täiesti null tundub olema tärklis, aga millegi pärast. See on küll kartulijahu, mitte mingi muu tärklis. Kartulijahu ja siis on siin inuliin on ka täiesti null. Või mina ka ei tea, keegi võib-olla mõtles, aga paistab, et silmaga vaadatuna midagi ikka toimub sees. Samas, kui siin ei toimu siin on lihtsalt ilusasti alla või settinud see värk. Lihtsalt segu, mitte ühte reaktsiooni toimub siin tärklises. Aga inuliinis täitsa ne toimub. Palun väga, mingid mullikesed käivad, muidugi mitte nii intensiivselt, kui ütleme sahhariinis. Või selles, mitte sahhariinis, vaid suhkrus, ma tahtsin öelda.